kõigile, teiega on siin Kristal ja siin on tänased 3 kaarti. Valige sama kaart või kaardid, küsige oma küsimus või küsimused, soovige oma soovid ja kuulata, mis kaartidel teile öelda on. Esimene kaart täna meil on mõõkade kuninganna. See on see teada-tuntud külma olekuga õhumärgis naisterahvas, veevalaja, kaalud või siis kaksik. Väga punktuaalne, väga täpne naisterahvas, ei armasta mööda laskmisi. Meeldib, kui asjad on tema moodi tehtud, aga kui nad on tehtud tema moodi, on ta väga õiglane ja hooliv. Võib olla ema, võib olla ülemus. Tegelikult see kaart võib ka näidata punktuaalsust nii tööasjades kui oma asjaajamistes. Kaart number 2 täna on karikate 4. See on tegevusetuse kaart, see on see kaart, kus teil on kas igav või te igatsete millegi järgi, kus te tunnete, et te ei ela täiel rinnal. Teid takistavad, teid ümbritsevad asjaolud, nagu näed, tüdruk siin istub, vaatab, vihma sajab, ei saa. Aga tehke midagi enda jaoks, näete, tal on siin see kass ka, aga must kass on alati iseseisvuse sümbol. Et tehke midagi enda jaoks ära. Sellepärast, et siin on tulemas millegi alla kirjutamine ja kui me nüüd vaatame nende 3 kaardi sünergiat, sellepärast, et siin see armunutega loomulikult väga võimalik, et teil tehakse ka abielu ettepanek, palutakse teie kätt või pakutakse oma südant, aga teisest küljest armunust see tähendab lepinguid, see tähendab kokkuleppeid. Need kokkulepped, mis te täna sõlmite, need on kõrgemalt poolt õnnistatud. Ja seda enam see kaart on ka informatsioonikaart, võib-olla teeni jõuab mingi informatsioon. Aga kui ma vaatan nüüd selle 3 kaardi sünergiat siin, siis väga suure tõenäosusega te ootate kusagilt informatsiooni või mingit lepingut ja te ei tea, kuidas toimida enne, kui te selle kätte saate. Kasutage seda aega enda täiustamiseks. Sellised on meie tänased kaardid, homsete kaartidega näeme juba homme.